Tere hommikust Eestimaa rahvas, me oleme Šveitsis, jälle rändame, nagu ikka siin teisel kanalil ja juba teist korda, ma arvan mingisugune 2 nädala jooksul, ma olen Zürichis ja liikumas tunni, et nüüd lõpuks sõber Mattias tõstab karika. Nüüd on ametlikult kinnitatud, et Mattias Käit on Šveitsi meister jalgpallis. Nad võitsid tunniga selle asja ära. Lähme vaatame, mis möll seal linnas toimub, sest nüüd on tõepoolest rõve möll peal. Lähme rongi peale, rongid, kui tuled Šveitsi. Üks pilet tavaklassis 70 €. Crazy. Ja ma pean Zürichile ka piletid ostma. Let's go! Linn on somme täis. Täna, mitte täna, aga see nädal vist hakkab Šveitsis jäähoki MM. Terve see lennujaam, terve rongistation on kredi. Soomlasi täis, ebareaalne. Rongijaam on tulemas, siis nagu siin siuke kõndimine, siin see reaalselt 10 000 sammu täis. Enne kui minema saad. Tun, right? Yeah, tun, yeah. Thank you. Tun. Tunni poole liikuma, rongi peale ilusti lõsta. Mis meil plaan on siis? Jõuame sinna, check-inime, juua õlut, natuke ringi vaadata, seal juua õlut, siis mängule minna, siis juua õlut, karikas tõsta ja siis juua päris mitu õlut ja siis juba vaatame edasi. Plaan selge ühesõnaga. Kell. Zürich ühesõnaga unustas oma koti rongi, läks tagasi võtma, välja ei saanud. Oi, pläät, Zürich. Nüüd ta läheb sealt. Ma ei tea, mis ta saab nüüd. Ei, no Zürich ei ole reaalne. Lihtsalt vaatab rongi seal kuradi ukse peal vastu ja lihtsalt sõidab minema. Tundub, et on õige aeg alustada veits vlogima. Mina jätsin oma kots sees ja siis ma pidin joosta sisse, rongi sisse. Nüüd ma nagu kuskil Šveitsis olen. Andrei on teisel peatusel ja siis ma ei tea, mis teha. Mul on vaja tagasi tuugi. Mulle täiega meeldib. Vaade on mega ilus. Aga mis ma nagu tegelikult peaks tegema? Davai, mängul näeme. Loodame, et Zürich ka jõuab ikka. Ühesõnaga, me jalutame edasi. Mul anti Eesti lipp ka kaasa, aga no ma ei suuda uskuda. Ma fucking ei suuda uskuda, et Zürich lihtsalt jäi rongi taha. Täiesti persest. Ma loodan, et ta teeb ise ka vlogi. Mul on vist vaja teisele poole. Mul on vaja teisele poole, siis ma vist pean minema alla. Sinna tun, kuhu ma lähen, ma isegi ei tea. Vist leidsin. Linna peal autos lihtsalt vaatan, et kõik poed on kinni. Kell on mingisugune 1, kõik poed on kinni. Sama nagu itaallastel vaata see mingi siesta värk. Aga kena on tõesti. Seda täna ei ole küll sükest vaata päikselist ilma, aga väga crazy views. Ise kaamera ees ja siis midagi rääkivad. See on uus asi. Tuli ja siis vist ma pean sinna minna. See küll näeb välja väga šikk. Väga šikk koht. Ma ei tea, kas ma üldse tohin siin olla. Kas see on üldse õige koht? Mugav. Ma olen nagu kuldne pildi superstar. Šveits, rong. Vaade. Siuke nunnu hotellike. Kirjutasid ka, et kuule. Üleme ära, et me vist jätsin selle asjad valmis. Noh. Moodid on ilusti laiali, saame Zürichiga siin kahekesti peesitada. Kui ta muidugi tagasi tuleb. Aga ühesõnaga. Ootame Zürichut. Ainult Zürich reaalselt. Ainult Zürich. Andrei helistab. Hallo, mis sa räägid? Tere Zürich reaalselt. Mis? Sõidad tagasi või? Jaa, ma sõidan tagasi juba. Hallo.
tegelikult nagu see stiil, mis ma praegu filmin, on veits nagu Casey Neistat, et naudid. Kas teate, millal mulle Andrei ütles, et lähme filmime seda saadet? Ta ütles mulle 3 tunni enne lendu. 3 tunni. Okei, Žurik see tagasi rongi peale. Liigub siia. Eks me saame temalt ka kommentaare varsti. Üks asi, mis mulle väga meeldib, see on see koht, kuhu me sõidame. Ja siin vaadid on mega ägedad. Nagu uskumatu ägedad. Nii ilus, nii äge. Mul on teile üks küsimus. Kas olgisite nõus, te olete väsinud kell 1 öösel, kogu päev töötasite ja siis lõpuks teile kirjutati, et kuule, 3 tunni pärast oleme nagu lennujaamas. Kas teil olgisite nõus minna Šveitsi ja siis 3 päevaks ja teil on tehtud põhimõtteliselt nagu 3 päevaks juba plaanid valida ja siis minna, okei, nüüd on täitsa lõpp, sest kontrolliör tuli täitsa pekki. Peaks nagu ostma uus pilet. Saada pilet pean midagi näitama. Okei, super. Vist sain. Aga see on nagu, see on vale. Ma ei tea, mis ma teen. Hi, I came from other side and I missed one stop, but here's my ticket. See, If that's the right. please go to the second class. Mul on vaja teisele klassile minna. Thank you very much. Crazy. Vist saime. Ta lihtsalt ütles nagu, te olete esimeses klassis, mingi sinna. Thank you. Mulle tundub, et ma jõudsin õigele kohale, õigele peatusele. Hund peaks olema. Andrei vist on juba hotellis. Helistame korraks veel kord. Hallo? Jaa, ma vist olen tagasi. Ma ei tea, kas kuhu nüüd ma lähen. Ma saatsin sulle vaata selle asja. Tavai, ma siis proovin leidma. Ma toodan siin contenti. Nüüd ma olen YouTuber. Ciao, ma olen Robin. Okei, nüüd. Meil on vaja hotel Švert. 119 kilomeetrit, see ei ole see otsi. Leidsin 600 meetrit. See on küll ka kaugel. Tavai, lähme. Wow. Vaata, isegi vend seal ujub. How do you go? You surf there? Yeah. You can walk up there. You can watch it. Surfivad alla lihtsalt. Siuke ilus. Ma ei tea, meil on vist on kiire, aga ma veits jalutan siia poole ja siis näidan teile. Uskumatu. Jaa. Ma ei saa. Maagat või? Päeva kangelane ka jõudis. Kuidas sa kommenteerid enda idiootsusi? Kui sa võtad liiga palju asju ja siis sa jätad kuskile eemale oma koti. Sa magasid lihtsalt, sa idiot, sa jäid magama lihtsalt. Oli. Tunni linn on väga ilus, 40 000 inimest vaatasin, aga tegelikult nüüd me väikselt liigume mängumale. Aasu tuleb jälle, keda võib-olla TikTokist nägite, näitan Žurikule ka natuke linna ja aga päike tuli ka välja, kohe teine asi. No aga vaadake lihtsalt mingi suva Šveitsi linnake vaada, ebareaalne külus, no uskumatu. See on ju crazy, no vaadake seda. Terviseks Žurik. Žurik joob cappuccinot, võib-olla hakkab õhtu jooksul õlut ka jooma, aga esimene õllelonks Šveitsis. Maitseb hästi. Õlu joodud, vine on sees, tuju on juba palju parem. 11 eurot, kui keegi mõtleb, et palju maksma läks. Üks väike kohvi ja üks väike õlu. 11 eurot. Nüüd ma hakkan vaikselt Stata poole liikuma, kuna ma eelmine kord käisin, siis mul juba teekond selge. Me fännidega käisime läbi tervele selle tee Statani, seega nüüd ma põhimõtteliselt peast jalutan. Lähme sinna, linnas juba vaikselt valmistatakse ette mingisuguseid asju, pandi mingi lava valmis ja särki, seega täna ilmselt me näeme midagi nagu toimub ka. Näe, Žurik, sinu rong. Tahad äkki sõita sellega veel või? Sulle nii meeldis ju? Tegelikult mulle väga meeldib.
Ma ei saa aru, kuidas nad isegi lasid seal ilma, et seda trahvi tegid nagu. Pärast vaatad vlogis. Pange kommentaarides, kuidas Šurik vlogimisega hakkama sai. Ühesõnaga jõudsime Statale, elu käib, aga ühesõnaga peaks tegelikult mingi väikse mala võtma. Šurik peab bratwursti proovima, tegelikult võib juba vaikselt sisse ka liikuda. Ilm on kole, jalutame natuke ringi ja siis vaatame edasi. No Jurik, see ilm on ikka täitsa lappes. Meil on mingi E-sektor. Tähti oskan lugeda, siis E-d ma praegu siin ei näe. Ju siis on teisele pool kuskil. No ja te mõtlete, et mis siis on nii erilist, et siis Tunni meeskond, mingi suva Šveitsi linnake, väike linnake, kus on 40 000, nagu ma ütlesin, võitsid siis Šveitsi liiga. No esiteks on eriline kindlasti sellepärast, et Mattas Käit, meie oma Eesti poiss, meie oma Eesti koondislane on ikkagi põhimees siin ja on aidanud sellel tiimil siis championiks tõusta. Aga point on selles, et see tiim oli eelmine aasta esiliigas. Esiliigas nad võitsid ära, tõusid, ehk siis nad põhimõtteliselt tegid justkui sellise Leicester 2016 hooaja. Jalkamehed teavad, aga see põhimõtteliselt on see, et kui ikkagi esiliigas tiim tõuseb, siis see, et ta järgmine aasta võidab selle liiga, siis kõrgliiga, see on ikka crazy. See on crazy saavutus ja seepärast see ongi eriline. Et see, et meie oma Eesti poiss oli ka veel sellest nagu osa ka, no see teeb veel erilisemaks. Sorry, boss, sorry. See, kui ma õigesti mäletan, on ultrate sektsioon ja juba nagu vana ajagradi ultrad. Oi jumal, see ilmake on ikka täitsa õudne. Kui te küsite, kas see on kõike seda väärt? Absoluutselt. Oi, vabandust. Ühesõnaga, me võtsime nüüd sellise asja nagu tunvurst, mitte bratwurst, aga tunvurst. Ja ka tegelikult mina ei ole ka tunvursti veel söönud. Seega teeme esimese taste testi. Jumal hea on. Õlege peale. Šurik, sinu kord. Tunvurst. Justkui nagu bratwurst, aga ei ole bratwurst. On tunvurst. Tunvurst. Pead üldse nagu kohalik seda vaata. Jaa, tunvurst. Nii hea. Kuule, väga hea, tegelikult 8. 8? No ma ei tea, kas see päris 8 tegelikult on, aga ühesõnaga me naudime tunvursti, aga lihtsalt on nii külm, ebareaalne. Ühesõnaga, head isu meile. Nagu näha, siis veel pakutakse siin salle. Ja pull on see muidugi, et me oleme vastasfännide siis suht kõrval. Nad on kõik mustas. Šveitsi liiga nagu. Ei kuule enda mõtteidki. Kõik siis pätid koos lähtnud. Käid! Vaatasin koefitsiente. Kui läheme Betmasterisse, siis 2.15 on tunni võidu peale. Väga raske on see. Selles mõttes, et tunnil ei ole mitte millegi peale mängida enam. Aga lihtsalt mängu ilu peale mõeldes paneme 50 eurot tunni peale. Olemas, Betplayst 50 euri tunni peale, let's go! Hea, et näeb midagi, hea, et hingata saab ka, mulle meeldis see. See ei ole reaalne. Juba 0-1. Ma panus ära ja venad tõvad minuti pealt ära. Daily clean! Helmin kütab! Mu pett on elus!
Väga hea krets oli. Siukses kohas annab pendla lambist ära. Vett on jälle läinud. See vend ei ole veel 4. värava läheb. 7-2 on juba piinlik. Mäng lõppes ulmelised. 3-8 skooriga. 3. See on nagu hokimäng lihtsalt oli praegu. Tun sai 2 punast kaarti. No mis sa teed? Vett läks perse. Jälle, mis sa teed? heißt Matthias. Campeones, campeones. Ei eksinud. Palju õnne. Ütle Eesti rahvale ka midagi nüüd. Mõnus mäng oli. Ja mul on sulle head uudised, ma panin panuse kasu peale, eks sa oled mulle 50 € sees. Ma ei ole midagi sees. Hetkel. Sinu panustus on sinu teemad, ma ei tea, mida sa teed. Tere, tere. Tere. Andrei, väga meeldib. Väga meeldib. Tere. Andrei, väga meeldib. Väga meeldib. Vaat seda. Swissermeister või? Schweizermeister. Ära niimoodi ütle. Schweizermeister. Good red car, bro. Yeah, thanks, man. When you come to play in Istanbul, The huge crowd, as I showed you, bro. Yeah. If Kite is telling me it's good, I come. Yeah, okay. Alright, man. Yeah, see you. Kes see oli? Kapitan. Capitano. El Kapitan. Ta küsis midagi Eesti jalgpalli kohta. Ma ütlesin talle, mees, et meil on jõhker vaatajaskond, vaata, mul ma näitan selle kohe. Tegin lahti. Mingi teedigend enda istub tribüünil, vaata. Tüüp hakkas nagu niimoodi naerma. Tüüp hakkas niimoodi naerma, sa kuid ette ka. Siis mõtlesingi, nüüd ta et tule, sulle nii meeldis, et tule Eestisse mängima. Mis täna plaan on siis? Õlle tahaks. Väga aus. Paar rõlut võiks teha küll. Ema ka joob. Kõik vennad tulid siia kuradi Ahtekale. Say something for Estonian people as well. What do you have to say about Maitas? He's underrated. Underrated? Yeah, he is. You can say honestly that he's shit as well. No. For me, Yeah. it's crazy. We hope you come play to an Estonian club as well, bro. I'll buy you. How much you want, bro? Maybe with Matthias? Yeah, but with Maitas we End of the career? No, Or no? maybe next year. Levadia, No. Yeah, bro, you come there. From there you go to European like top 5 league and then Champions League and then you settle. And then you settle. You're amazing, bro. See you, bro. See on top scorer vend. Tore ka, et peale jõudsid. Ma ei tea, küsi, mine räägi. Maitas käitab sisse. Uks vaibaks. I'm here, boss. Tead, mis loogika ma avastasin? Kui sa ei suuda minutiga kuradi toitu ära tellida, siis sa ei ole mees. Mul ei ole kiiret. Ma ei võtta pool tundi ka, kui ma tahan. Vohu! Miks? Söögiaeg. Võtsime siis mingisuguse trühvli, sushi. Tundub väga aus. Timsumid. Mingid suur pleit on seal kõigile jagamiseks. See on Campeone alkoholivaba õlle ja nii me siin hakkame fiistama, nii et terviseks palju õnne, Champ ja päev 2, nagu häälest aru saada, siis eile sai natuke võetud, ilmaga 8 kraadi, vihma sajab. Aga see ei takista mitte midagi, sest täna on
eilse soojenduse jätk, täna on paraad, kogu linn siis jalutab koos tiimiga siia samma. Nägite, kui vähe aega võttis hotellist, et siia keskplatsile jõuda. Lähme otsime mingisuguse kohvikohakese ja naudime seda ilusat ilma. Siin vaikselt vist õhtuks valmistutakse. Telk on püsti pandud. Siin tundub, et ka põhimöll toimuma. Korralik ava püsti pandud. Tun, Schwitzermeister, see on olemas kohe. Käit on ka ilusti pildi peal esindatud. Kohe karika all, vaata. Lähme otsime mingi söögikoha või kohvikoha. Miks see part siuke välja näeb? Šveitsis on isegi pardid ilusamad kui meil. Elu sees üks parti näinud. What the fuck, bro? Chillib lihtsalt. Part. Jaa, part. Aba leidis mingi venna, vaata. Oi, ei leidnud, jah. See on crazy tegelikult. Praegu ma ei ole kunagi näinud, kus ta nagu päriselt alla läheb, vaata. See on nii läbipaistev vesi, et sa nägid lihtsalt, mis pardi manööver oli. Enne nägid, said peale. Ei saanud, Jüri, mille eest ma maksan sulle? Aps, vaata nüüd. Vaata. Väga haige. Ja tuleb üles tagasi. Thank you. No, proovime siis croissant Šveitsi moodi. Normaalne. Lihtsalt korra vahepeatusena tuleme poodi ka, sest teada-tuntud Šveits on ju retsilt kallis riik. Ja üks asi, mis ma tähele panin, on kana. Kilo hind. Paku palju on? 20. Aga lihtsalt asi on selles, et need on frangid. Šveitsis on frangid ja frank on nagu kallim kui euro. Ja siis, kui me paneme 19,95, 21 eurot. Ebareaalne. Et ma ei viitsiks küll Šveitsis elada. Okei, tegelikult viitsiks, kui miinimumpalk on mingi 5 kilona. No nii, võtsin meestele õlut. Lähme kohe Maitese koju külakosti natuke õlut. Okei, let's go. Okay, let's go. Tunni linna peal jalutades, mis ma tähele pandal on see, et siin pole nagu üldse mingit välismaa seda mingit brändi või riide asja, vaata näiteks mingid poed, näiteks, mis me praegu jalutame, kõik on mingid, nii-öelda justkui kohalikud, aga võib-olla Zürichis on, aga siin ei ole. Äkki me võiks sama teha. Toome selle Eestisse. Spordi Eesti businessid, siis vaatame. Jalutuskäiku sai küll ikka palju. Andrei, väga meeldib. Tõin külakosti ka meestele. Natuke saame siin mellatana. No nii, nüüd liigume Statale, seal hakkab paraad, saame jälle jalutada, mitte et me siin juba vähe jalutanud oleks. Relvad on olemas ja mis seal ikka, lähme. Paraad huugab kohe, mingi väga huvitav on neil see buss. Pooled vennad olid neile paaris, näpud istuvad. Rahulik on. Good? Ma loomutasin praegu meie õles ja õlustad. Hey! Bro, I already got a contract for you. Really? 25 per week. In Estonia, bro. In Estonia, bro. Ilm on mõnus.
kohe hakkab paraad pihta, päike paistab ja 25 kraadi. Hakkame jalutama, ma ei tea kuhu, vist meie sinna hotelli juurde. Peategelane ise, üks õlle sai üle antud. Alkoholi vaba kindlasti. See on ikka hevi, kui isegi õlle ei heita, vaata. Nii külm on. No nagu näha, siis sama pood, kus me enne käisime, siit võib-olla enam tõesti üle ei saaks. Sest rahvast on nii palju. Põhitanav, nägemist autod, vaata. Autoga ei viitsiks küll sõita praegu. Kuule, isegi siin on veel õlle, vaata. Nii, kus on õlleputkad? Meie hotelli kõrval, kohe tuled välja. See on see plats, vaata, mis me täna hommikul näitasime. Aga ühesõnaga, igal pool on jälle õlleputkad. Nagu õlle, nagu näha, on siin ikkagi põhiline. Võtsime nüüd järgmise õlu, mis on siis specially made tunni jaoks maisterõlu. Ma arvan, suht same nagu iga teine õlu, aga pakk on ilus vähemalt. Aus. Uskumatu film, paraad sai juba ammu läbi, aga ühesõnaga see pidustus, mis neil on, see on ka vaikselt läbi saamas. Nüüd otsime edasi tegevust, aga lihtsalt nagu vaadake seda, mis siin toimub. Õllepurgid, kõik asjad on maas ja rahulik sööke, mõnus. Võtame edasi, täna linn elab, täna on rahvast jõhkralt. Bier, putkad on igal pool ja tõdeme bieri ja pane muuga. See on nii aige, et veadelt kõik kuradi FC Tunni ultrad ja Šurik läheb lihtsalt selja taha ja need kaadrid, mis te praegu nägite, see oli harukordne. Ebareaalne lihtsalt. See oli ikka sõge, mis eile toimus. Šurik ei viitsi isegi filmida enam, vaata. Ütles, et filmi ise. Terve linn huugas. Saime mingi ultrate bossiga, saime tuttavaks. Vend oli nagu King in the Castle lihtsalt. Kõik on, võtke seda, võtke toda. Siis olime mingis klubis ja see, kus me reedel ka olime. Nüüd me mõtleme, mis nagu teha annab, no. Kas me läheme Zürichisse hoki MM-i vaatama või siis tiksume niisama, vaata. Aga tegelikult, olgem ausad, effort oli päris suur eile. Eks täna mitte midagi teha ei jaksa. Kui ainult lennata ja tiksuda. Mats läheb ise trenni vist. Neil on fucking trenn, kujutada ette. Ma vaatan, mis pere teeb ja ma räägin natuke juttu. Kas sa mees oled elus endaga? Ma tõi nii ilusti riides, kui läheb trenni. Ma pean trenni minema. Ma pean trenni minema. Kell on üks, on täiesti mõnus. Ma pean trenni minema. 5 tundi tagasi jõudsin alles siit uksest. Eesti rahvale lõpetuseks midagi.
kuidas on olla Swiss champion? No 2 päeva vaadates on päris raske olla. Päris raske on olla. Juua on raske championina. Okei, davai Matikas, tšau. Läheme nüüd edasi. Peremees läheb trenni. Ma vaatan, kuidas pererahvas elab. No ega midagi, no. Vaikselt jalutame tagasi rongijaama. Rongiga siis Zürichisse. Siis juba tagasi koju. Väike siuke 2-päevane joomingulaager oli see. Aga vähemalt tore. Saime lõpuks tähistada. Fännid on hullud. Linn läks hulluks. Ja kõige toredam muidugi see, et ikkagi Eesti mees. Jalgpallikultuuri riigi suur tšempion. Vot, aga ühesõnaga, oli tore. Aitäh Matule, aitäh perele. Väga vahva kogemus. Juurik nagu ikka ka naudib. Ja teiega näeme siis juba varsti. Tšau, paka.